Tervist on Illar Kohvile ootele paaristad ja Tartus ja mul on Tiit Seiki siin praegu käepärast ja Risto Kongi kohale TV-st ja nüüd panen need laulma korra ühte laulu, et ju ennast täis kui siga, noh. Ühesõnaga tervitame siis sellega oma tuttavaid, on ju, või mõtled, et ma laulangi Ristole, et täna õhtu on siuke pidu, et Risto las siis joob ennast täis, natuke valgema poole. Sobib on nii. Joo sõber, joo ennast täis kui siga, oma viimased kopikad kõrtsmikul viia, mõtle, mis elul on viga. Vot. Ennast ei mäleta. No Eiki, räägi nüüd seda, et kuidas sa tänast õhtu nagu siis mõtled, et kuidas see kulgema hakkab? Vaatame, palju Eesti oma pidu. Vaatame, mis rahvas tuleb, et Eesti oma pidu ja... Et näitame siis rahvale siis Zodiaagi paari ka, et kui praegust on ta, noh... Praegu tühi, et... Praegust on alles kell on vähe ka, et saab alles 6:30, et... Kes ette tuleb tehnika koha peale... Aga Eiki, räägi nüüd sellest, et järgmised peod, et mis nüüd avalikumad tulemas on. No praegu ütleme, kui me erapeasid välja jätame, siis tõesti küll suurimad üritused, kus me siis sinuga osaleme, on ju Ulila suve 11. mai. Sinna võtame kaasa siis ansambel Dark Velveti ja see on ka Professor Kirju. Nii, ja siis on 22. juuni on Metsavenna jaanituli, kus me siis sinuga oleme lava peale. See on siuke nüüd. No vaatame reklaamid ära, siis saame täpselt ütelda, kes meiega veel seal lava peal on, sest vaata, see on esialgne info ja sinna nii palju aega, et ei oska ütelda palju ja ütleme, kes seal veel meiega koos lava peal on. Ja sul on uusi laule ka kindlasti jälle tulemas, et sa teed pidevalt... Siukene vahva laul on nagu Katrin. Katrin? Merkale tuleb Katrin? Ei, see on, meil on väga palju tuttavaid ringkonnas, kelle nimeks on, kas nüüd kutsume Katiks või ütleme, kelle on tõesti Katrin. Et ja kuna ütleme, siukene väga vahva laul sai kaverdatud eesti keelt, sobikski teadliselt Katrin. Sellest jumala hästi kokku ja tõenäoliselt kuu aja pärast juba inimesed kuulevad seda siis suviselt siukest hästi vahva Tartu lugu esimest korda. Ja juba sa mäletad sedagi, et ma tegin Eikile kunagi ettepanek, või noh hiljuti ettepaneku, et Eurovisiooni laul kirjutada, et mis sa sellest arvad? Aga neil on Raimo Tilgor, kes on andnud juba lubaduse kirjutada meloodia, et neil hakkab vaikselt juba laulma. Et Eesti laulule pakkuma. Et no kas me nüüd valmis saame, see on täitsa paeg. Sinna ma olen aega, nii et kindlasti valmis saada. Kui on meloodia olemas, siis tuleb seda ka ja teeme ära. Ja kindlasti soovitakse, et Pärnu kanti ka kutsuda, sõnaga, et Pärnu kanti tuleksime ka hea meelega, ma võiks ka tulla siis, et siis... Jaa, aga kellel on huvi, pakkuge välja, sest praegu on tantsukava ikka väga kiire. Aga kui keegi nüüd ütleb, et kuidas Eikit kutsuda, ütle ka uuesti oma andmed ka. Telefoninumber 5618139, 5618139 või siis meilipäev eiki.ainsalu@mail.ee. Varsti on ka kodulehekülg tiitseiki.ee ja on tulemas ka kindlasti muid. Aga kas sa selle peale ka mõelnud oled, et nüüd on kahjuks kaks sellist suurkuju nagu sinna Ingite pool läinud nagu Üllar Jörberg ja siis onu Bella, et äkki võiks tema mälestuseks mingisuguse ürituse võib-olla korraldada siin kui aastapäev saada midagi? Plaanis on aasta lõpupoole ehk tõesti onu Bella mälestuskontsert teha, sest ütleme, olgem ausad, siis ma temaga nii palju võrreldud. Et te koos töötanud ka teinud raadioses? No jaa, ütleme Tartu raadiopäevil oleme kokku puutunud. Ja kui me nüüd mõtleme siis seda olukorda, mis nüüd meie muusikat, ütleme, seal on, muusikastiil on suht sarnane tegelikult. Tema tegi seda lavashow's enne, kui ta hakkas diskolina tööle. Mina olen see, kes ütleme, tegi diskolitööd enne ja nüüd ma lõpetan samasel. Näitaks seda, et Tiit Seikil on ikka särk olemas M1. No näed, vot. M1 peab olema igal pool seljas, Rootsis ja igal pool, et see on ikkagi... Aga soovin Eiki sulle edu ja sõnaga ole tubli ja kohtume taas. Tšau!